Tere jälle, Punkar TT siinpool. Ilm on küll jahe, aga ikkagi mõtlesin, et suvel peab ikkagi õues olema, nagu ma ikka öelnud olen, nii et tulin õue filmima. Aga nagu pealkirjast näete, siis hakkame jälle pakendeid vaatama, et mida kõik huvitavat võib pakendilt lugeda. Seekord on mul, kui eelmine kord oli äädikapudel, siis seekord on mul üks vedelseep võetud ja selle puhul on tegelikult rohkem mitte see, mis pakendi peal on, vaid hoopis koostisosade kohta olen video teinud. Et iga koostisosa, mis sinna pakendile kirjutatakse, mida toode sisaldab, igal sellel on oma, peaaegu kõigil on oma peaaegu kõigil on kas number või EU number ehk Euroopa number ning nende numbrite järgi saab vaadata kosmeetika määrusest, et kas mingile kindlale koostisosale on näiteks antud mõni piirang. See on üks asi, mida mulle meeldib vaadata, võib-olla kunagi räägin, kus see hobi mul tuli. Aga jah, et võtsin siis ühe vedelseebi ja võtsin ühe veebilehe nimega Cosing. Pealkiri on lühend KS sõnad Cosmetical Ingredients ehk kosmeetilised koostisosad. Ja siis sinna panin kirja iga koostisosa nime ja siis sain sealt numbri, kas numbri ja EU numbri ja siis vaatasin kosmeetika määrusest, panin Ctrl F ja vaatasin numbri järgi, et kas mõnele koostisosale on mõni piirang kehtestatud. Et jah, kõik need numbrid pidi üle vaatama, et ma kõiki neid, ma ütlen iga koostisosa puhul kas ühe või kaks numbrit, sest mõne puhul on neid väga palju. Aga et seda kõike, see tundub võpris tüütu, aga samas huvitav vaadata kõik need numbrid üle, et vaadata, et võib-olla mõnes seaduses on üks number, teises on jälle teine, et kui sa väga püsivust ei ole, siis võib juhtuda niimoodi, et ei teagi, aga et jääb võib-olla märkamata, et mõnel koostisosal tegelikult oli piirang, aga lihtsalt sa ei vaadanud õiget numbrit või määruses oli teistsugune number. Kosmeetikatoodete määruse saab väga lihtsalt leida, kas siis panete Google'isse kosmeetikatoodete määrus number 1223/2009 või siis lähete Terviseameti lehele, valite ülevalt kemikaali ja tooteohutuse info või kemikaali ja tooteohutus, võtate kosmeetikatooted ja siis peaksite sealt leidma lingi. Aga hakkame vaatama, mis selles ühes vedelseebis siis oli. Esimene koostisosa oli agua ehk vesi eesti keeles. Kas number oli 7732/18/5 ja EU number oli 231/791/2 ja sellel mingit piirangut ei olnud. Järgmine oli soodiumlaureet sulfaat. Kokku oli 6 kas-numbrit, nii et ma ei hakka neid ette lugema, võib-olla kui mõnes järgmises videos kordub, siis on öelda teise numbri. Aga esimene number, mis kas-numbril oli 3088/31/1 ja EU numbreid oli kokku 4, nendest esimene 221/416/0 ja sellel ka ei olnud mingeid piiranguid. Järgmine oli soodiumkloriid, kas number 7647/14/5 EU number 231/598/3 ja jälle ei olnud mingeid piiranguid. Järgmine oli kokamidopropüülbetaiin. Kas numbreid oli kokku
kasvnumbreid oli kokku 4 ja E-number oli 1. Esimene kasvnumber 97 862, sidekriips 59, sidekriips 4 ja E-number 263, sidekriips 058, sidekriips 8. Jälle ei olnud mingeid piiranguid. Mõni võib-olla mõtleb, et võib-olla mõni selle peale juba mõtleb, et see pole mingeid piiranguid, ei viitsi või lõpuni teha, jätame pooleli. Aga ikkagi parem oleks teha. Järgmine oli Citric Ace'id. Kasvnumbreid oli kokku 2, esimene neist 77, sidekriips 92, sidekriips 9. Ja E-numbreid oli ka 2, esimene neist 201, sidekriips 069, sidekriips 1. Jälle ei olnud mingeid piiranguid. Järgmine oli soodiumbenzoeid. Kasvnumber 532, sidekriips 32, sidekriips 1 ja E-number 208, sidekriips 534, sidekriips 8. Jälle ei olnud piiranguid. Järgmine oli Coco Glucosaid. Kasvnumber 110 615, sidekriips 47, sidekriips 9. EU-numbrit ei olnud. Siis järgmine oli Varfum, Coco Glucosaidil ei olnud mingeid piiranguid. Järgmine oli Varfum, aga kuna sellel ei ole numbrit ega EU-numbrit, kuna see on üpris üldine termin, mida kasutatakse siis, kui kosmeetikatootes on mõni komponent, mis kas tekitab lõhna või hoopis varjab lõhna, et siis pannaksegi lihtsalt parfum sõna sinna pakendile. Siis järgmine Glykol Disterate. Kasvnumber 627, sidekriips 83, sidekriips 8. EU-number 211, sidekriips 014, sidekriips 3. Jälle ei olnud mingeid piiranguid. Mõni on võib-olla juba selle hetkel video kinni pannud, aga mina jätkan. Järgmine oli Hydrogenated Castor Oil, kasvnumber 8001, sidekriips 78, sidekriips 3. EU-number 232, sidekriips 292, sidekriips 2. Jälle ei olnud mingeid piiranguid. Järgmine glütserüül oleit, kasvnumber 225 496, sidekriips 72, sidekriips 4. Kasvnumbreid oli 2, aga võib-olla jätame järgmiseks videoks, kui äkki jälle esineb see koostisosa. Aga EU-number oli 247, sidekriips 038, sidekriips 6. Järgmine oli glütserel sterate, aga kuna sellel oli mitmeid erinevaid variante, siis ma kasvnumbrit ja EU-numbrit sealt koosingust ei leidnud, et oleks võib-olla pidanud pakendit täpsemini vaatama, et võib-olla seal oli välja toodud, milline see täpselt oli, siis oleks võib-olla saanud numbri ja vaadata. Aga kuna ma teen seda videot nii palju hiljem, siis kahjuks mul seda pakendit enam ei ole, nii et see jääb praegu teadmata, kas sellel oli mõni piirang või mitte. Järgmine Tocopherol Acetate, kasvnumber 7695, sidekriips 91, sidekriips 2. EU-number 231, sidekriips 710, sidekriips 0. Mõlemal numbreid oli tegelikult 2, aga jälle jätame pärastiseks või järgmiseks videoks. Ja jälle piiranguid ei olnud.
järgmine trisoodium, ethüleendiamiin, dissociate, kas number 20846, sidekriips 91, sidekriips 7. EU numbrit ei ole ja jälle piiranguid ei ole. Neid numbreid öeldes tekib mul mõte ja imetlus, et huvitav, kuidas kõik neid numbreid üldse saadakse, kas need arvutiga kuidagi tehakse või mille järgi neid tehakse. Et üpris lahedad numbrid. Et ega sa ei arva ju, vaatad lihtsalt pakendit ega mõtle, et vau, igal ühel on näiteks kas üks või mitu koodi erinevas riigis kasutatakse. Järgmine ficus carica fruit extract, kas number 90028, sidekriips 74, sidekriips 3, EU number 289, sidekriips 868, sidekriips 1, jälle piiranguid ei olnud. Mõni mõtleb praegu, et no kuule, kas tuleb ka juba või sa teedki terve video, kus vedelseebi kohta, millel ei ole mitte mingeid piiranguid. Iseasi, kas võib-olla keegi on juba sissejuhatuse koha pealt kinni pannud selle video, aga samas võib tunduda igav, aga samas on see vajalik, sest võib-olla kui sa hakkad ise kosmeetikatoodet tegema, siis sa pead neid asju teadma, et palju sa midagi tohid panna või mis sa kõik pead pakendile panema ja et võib-olla mõni, kes peab seda kasutama hakkama, peab teadma, et võib-olla äkki see pakub, mõni koostisosa tekitab talle allergiat näiteks või hoopis midagi muud. Selle tõttu on see oluline. Järgmine, ole hea, Europea Fruit Oil, kas number 8001, sidekriips 25, sidekriips 0, EU number 232, sidekriips 277, sidekriips 0. Jälle piiranguid ei olnud. Järgmine pika nimega Prunus amygdalus dulcis seed extract, kas number 90320, sidekriips 37, sidekriips 9, EU number 291, sidekriips 063, sidekriips 5. Jälle piiranguid ei olnud. Järgmine Tocoperol, kas numbreid kokku oli kokku 9, nendest esimene 54, sidekriips 28, sidekriips 4 ja EU numbreid oli kokku 7, nendest esimene 200, sidekriips 201, sidekriips 5. See oli nüüd eelviimane koostisosa, nüüd on viimane ja nüüd lõpuks siis on üks koostisosa, mille puhul oli seadusega määratud piirang. Linalool on selleks koostisosaks ja see on kõige viimane. Kas number 78, sidekriips 70, sidekriips 6 ja EU number 201, sidekriips 134, sidekriips 4. Ja siis panin selle Ctrl F-iga numbri sisse ja siis leidis kohe koha üles peatüki määruse lisa 3 punkt 84 tabelis ja seal oli muu, tabeli pealkiri oli muu ja seal oli kirjas, et piirangud, et aine esinemine peab olema märgitud artikli 19 lõike 1 punktis G osutatud loetellu, kui selle sisaldus ületab kas siis 0,001% mitte maha pestavates kosmeetikatoodetes või 0,01% maha pestavates kosmeetikatoodetes. Et ilmselt siis selle sisaldus selles kosmeetikatootes on kas siis 0,01% või 0,01% on seda sinna pandud. Et jah,
aga jah, selline video täna oli. Mõni võib-olla mõtleb, et miks ma seda tegin, aga see on lihtsalt minu hobi, mulle meeldib neid kosmeetikatooteid vaadata. Võib-olla oleks võinud selle edelseebi puhul ka vaadata, et oleks võib-olla olnud veel mingeid koode, et mõned ohulaused või hoiatuslaused, aga tol hetkel, kui ma seda hakkasin kirja panema, siis ma mõtlesin ainult selle kosmeetikatoodete numbrite järgi, et seal tabeli, et nendel pakenditel on tegelikult väga palju huvitavaid asju, mida lugeda ja vaadata. Aga eks me näeme seda järgmistes videotes, kui ma seda edasi teen. Et ma ei tea, minule on see huvi hakanud pakkuma, et mis seal pakenditel kõik kirjas on ja kuidas need võib-olla seadusega on määratletud, et mis seal kõik olema peab. Aga jah, kui ma neid tooteid edasi teen, siis ma igaks juhuks seda brändi või ei ütle, et mida ma olen võetud, sest ega ma mingit kindlaid brände ei võtagi, ma lihtsalt, kui ma kodust midagi leian, siis ma seda ka kasutan ja teen võib-olla video. Aga jah, olge terved, uurige, mida pakendilt loete või vaadake kodus võib-olla, mida huvitavat teile leiate oma pakenditelt. Sest ega see võib tunduda igav, mõni teeb seda, mõned inimestel on kohe amet see, kus nad peavad kõiki neid tooteid kontrollima. Et see tundub üpris igav, aga samas see on ka huvitav minu arvates. Ja sa teed võib-olla, ja see kõik on ju inimestele vajalik. Et see, kes seda tööd teeb tegelikult väga vajalikku tööd. Aga jah, olge terved ja näeme järgmises videos. Tšau!